Nii, aga tere tulemast siis kõigile Serbiasse, Belgradi linna. Oleme kõik koos ja hakkame siit hotelli poole sõitma. Et minu nimi on Raivo, kes mind veel ei tunne ja Belgrad on ka muidugi Serbia riigi pealinn. Kõige suurem linn loomulikult, kui palju siin täpselt neid elanikke on, ega nad ise ka ausalt öeldes täpselt ei tea, et erinevad loendused annavad erinevaid arve, et kas siin loetakse jälle seda Suur-Belgradi või ainult seda kesklinna osa, et kuskil 1,5 kuni 2 miljonit, kes siin kokku elab, nii et peaaegu kolmandik või natuke vähem, ütleme neljandik jah, kogu Serbia elanikkonnas, kes siia Belgradi siis on koondunud. Ja praegu Belgrad, kus me oleme, et tegelikult me olemegi enam-vähem keset Serbiat juba. Et kui te lennuki pealt vaatasite ka, et siuke lage maa selline, mis siit, kust me üle lendasime põhja poolt tulles, et see ongi see terve suur põhjapoolne osa Serbiat, see on see Vojvodina, nagu selle piirkonna nimetus on ja mis ongi täiesti lage ilma ühegi künkata, see on see suur Donau tasandik, hästi viljakas maa, see pole tegelikult serblastel hakkas kuuluma alles peale esimest maailmasõda, kui nad selle ära vallutasid ja siis nendele kinnistati ja praegu muidugi elavad siin peamiselt ka serblased, aga on palju teisi ka väikseid rahvaid, nendest ma räägin ka kindlasti, aga muidu Serbia, mida me nägema hakkame, et Serbia valdavalt ikkagi mägine, et Dinari mäestikku erinevad ahelikud, mis siin jooksevad risti-rästi igal pool, et valdavalt Serbia on ikka mägine, et seal oma Vojvodinate ainukene tasase maalapp tegelikult, see põhjapoolne osa, mis siin teisele poole seda Sava jõge jääb ja sealt kuni Horvaatia piirini ja sealt läheb edasi juba see Ungari pusta ja suur tasandik siin. Aga sisuliselt jah, keset Serbiat praegu see Belgrad umbes on, et siit lõuna poole on küll natukene pikem maa, aga enam-vähem niimoodi keskel me oleme. Ettame kogu see piirkond, need olid siin need erinevad illüürlaste hõimud, nendel oli siin üks pealinna koht on teada vanadest aegadest juba, siis tõrjusid nad keldid siit välja ja keltide esimene pealinn, mida teatakse, see võimas Kordishite hõim, kes siia tuli kuskil siis umbes 300 aastat enne meie aega ja samas Kordishid, kes seal Põhja-Itaalias selle Hannibaliga liitu astusid, nemad tegid siia oma esimese suure pealinna Singiduni nimelise, ehitasid sinna samma suure kindluse, kus need Donau ja Sava jõed kokku saavad, et sellest nagu põhimõtteliselt selle linna algus oligi, et 3. sajandist loetakse see nagu päris linnana, kus teda roomlased ja kõik need ümberkaudsed võimud siis pidasid suureks võimsaks linnaks suurte linnamüüridega ja suure kindlustusega seal Donau kohal, millest see linn alguse sai, nii et võib julgelt öelda, et üks Euroopa vanemaid linnasid kindlasti ja pealinnasid. Aga pikka aeg oli ta muidugi nagu ülend Serbia muidugi türklaste käes, nagu ülend kogu see Balkani poolsaar ja neid Türgi mõjusid on tegelikult siiamaani ikka väga palju. On seda näha siin arhitektuuris ja loomulikult eriti Serbia köögis ja kogu Balkani köögis võib öelda, kus neid Türgi mõjusid ikka siin 300-400 aastat sõltub piirkonnast, mis nad siin valitsesid. Aga lõpuks pärast esimest maailmasõda sai serblased selle ikka oma kätte ja siis sellele peab Vojvodina ka ja kuulutati pealinnaks. Algselt siis serblaste, horvaatide, sloveenide kuningriik, pärast see Jugoslaavia kuningriik, kus ta pealinn oli. Pärast Jugo lagunemist oli ta siin 3 aastat ka selle Serbia-Montenegro ühine pealinn ja praegu siis Serbia Vabariigi pealinn. Ja samamoodi siin pargi sees on see Tito mausoleum, kus ta siis siiamaani on, nad nimetavad seda küll lillede majaks ilusasti. Ja, et see on siuke kompleks, et see, kus ta niimoodi see kontoriruum oli, et see oli ka Miloševići kasutusel, aga see osa sellest siis eraldati müüriga, kus ta siis praegu nii-öelda see mausoleumi osa on. See oli üks tema näiteks nii-öelda kodukontor, kus ta oli, mis siis pärast nagu mausoleumiks ümber tõhti. Ja seda Sava jõge loetakse tegelikult ka Balkani piiriks, nii et põhimõtteliselt, et see sama Vojvodina suur tasandik, et see loetakse rohkem Kesk-Euroopasse, aga siit teiselt poolt Sava jõge, nagu see päris Serbia siin allapoole, see on siis juba ametlikult Balkani poolsaar.
aladel on kristlus oli tegelikult juba 2. sajandil olemas, aga pärast seda tulid slaavlased ja avaarid, kes olid paganad, siis kadus see kristlus jälle ära tükiks ajaks, aga 9. sajandil ja 10. ütleme oli Serbia valdavalt juba risti asutatud 10. sajandiks. Noh, see oli tänu sellele ka, et Serbia alad kuulusid tollal Bulgaariale, mis oli võimas riik. Ja bulgaarlastelt võeti üle siis õigeusk ja võeti üle ka kirillitsa tähestik ja kogu see slaavi liturgia. Et tekkis niisugune Serbia kirik ja siis seoses Stefan Nemanjaga sai ta siis esimest korda autokefaalia iseseisvuse. Vanad Serbia külad kõik välja nägid siuksed ilusad ja tihtipeale nüüd mitme küla peal on ka siis väike kirik ka alati olemas selline. Aga kui külas kirikut ei ole, see on jällegi siuke pool paganlik, paganlusest ilmselt tulnud traditsioon, et kui külas kirikut ei ole, et ükskõik kui väike külad on, et alati valitakse üks puu välja, et mis kuulutatakse siis nii-öelda pühaks puuks, sinna siis tavaliselt kraabitakse noaga mingiga ristikujutis sisse ja kõik need igasugused tseremooniad ja sündmused hakkavad siis selle puu ümber toimuma. Tean, et need surnuaiad, need on ka tihtipeale kiriku ümber, aga tihtipeale ka lihtsalt eraldi. Need näevad tavaliselt väga uhked välja selliste suurte ristidega, siukeste graniidist või kohalikust marmorist nende hauaplaatidega. Tihtipeale on need matused on nagu tavaliselt siuksed kiriklikud õiguse matused. Aga tere tulemast kõigile siia muuseumisse, et see on siis selline ainulaadne, et rohkem Serbias siukseid pole, ainukene. Et selline vabaõhumuuseum, vana küla, nagu seda nimetatakse, et siin me näeme ära siis, kuidas elati just nimelt siin piirkonnas Lääne-Serbias siis 19. sajandi lõpp ja osaliselt 20. alguses siis. Here we have about 55 authentic, very old buildings. They're all between 150 and 200 years. And all the buildings we found around the mountains Zlatibor and then collect in this place here in 98. Aga siin on kokku 55 sikast autentset ehitist, mis on siis kogutud kokku niimoodi umbes 150–200 aastat vanad, kogutud kokku siit samas Zlatibori mäestiku piirkonnas. Et kuidas nad siis tegelikult elasid veel üsna hiljaaegu nendes samasugustes. Aga see esimene maja, mida siin vaadata, et see on jah niisugune suure pere elamine, nagu ikka see suur keskne saal, mis oli korraga nagu eluruum ja korraga ka köök. Niisugune tuleasi oli seal keskel ja siis eraldi ruum, mis oli siis nii-öelda kõige noorematele, kõige vanematele niisugune magamisruumid siis. Ja veedeti väga palju aega koos seal selles mõttes, et praegult on siin niisugune ilus, aga tegelikult siin on väga-väga niisugused karmid ja pikad talved, selles mõttes väga rohke lumega niimoodi, et majas sees oldi väga pikka aega. Aga jah, enne töötas ka veel, et siin on väikse külaliste toad ka veel olemas seal ühes majas tehtud, kes tuleb siia nagu elama vahepeal. Aga mis siis on, et väga palju, et see on nüüd see peaeluhoone, aga väga palju abihooneid. Et mis te siin näete, et osad on näete ka niisuguste nagu vaiade peal, mis seisavad, et kuna siin on küllaltki niiske see kliima, et lihtsalt niimoodi ta paremini säiliks, õhk alt läbi käiks, et need on tavaliselt kas siis viljahoidlad, kuivatid, ütleme, seal on siis see maisihoidla konkreetselt, eraldi on siis alati niisugune piimatoodete jaoks, eraldi on see, kus alati seda juustu tehti, mida tänapäeval ka külades väga palju tehakse. Kõik võimalikud samamoodi, kus nad tegid siis kodus ka seda sama rakit, kõik võimalikest asjadest, viinamarjadest ja ploomidest ja terindidest, igasugust, mida tänapäeval tehakse. Sellised, siis on üks koht, maja on ka, kus siis kunagi oli niisugune väike külakool. Ja eks see niisugune ilus, niisugune dinaarimaastik, mis siin ongi just see Bosnia piiriäärne on niisugune üsna mägine ala, kus me siin praegult oleme, kus need dinaarid tõusevad päris kõrgele, see jätkub veel Bosnias ka tegelikult, seal on veel natukene, need orud on laiemad ja niisugused kõik on natukene suuremad. Ka niisugused kuskil niimoodi paar tuhat meetrit üle merepinna ka need ilusad suusakurradid ja mis kõik on, et talvel on see tegelikult see piirkond väga-väga ilus.
see Bosnia nagu on niisugune kummaline liitriik, et koosneb seal mitmest jupist, et üks nendest ongi see serblaste vabariigi nimeline jupp, mis siin aeg-ajalt ikkagi üritab sealt lahku lüüa ja päris suur Serbiaga ühineda, aga seda need rahvusvahelised lepped jälle ei luba ja siis on seda segadust jälle kui palju, et aga praegu jah, nägite need Serbia lipuvärvid siin lehvivad, et oleme selle Srpska vabariigi territooriumil siin, et liitriik nagu ta on, et koosneb siis 2 autonoomset üksust, üks ongi seesama siis Bosnia Föderatsioon, mis koosneb siis nendest horvaatidest ja bosniakkidest, see föderatsioon ja teine siis see Serbia, Srpska vabariik, mis siis omaette selle autonoomse üksuse moodustab. Ja siis on eraldi veel Britško piirkond, mis on siis nii-öelda mõlema hallata, mida tegelikult siiamaani ÜRO haldab veel. Siuke pisikene jupikene siin ka piiri peal. Bosnia-Hertsegoviina ta on natukene suurem kui Eesti, et ta on mingi siukene, ta on kokku mingi 51 000 kilomeetrit suur. Ja on siuke hästi pika piiriga, et enamus ongi Horvaatia piir, oligi 1000 kilomeetrit ja siin mingi 350 on tal Serbiaga seda piiri ja siis on veel see Montenegro piir. Moslemid olnud, et neid on siin natuke üle poole vist kokku mingi 50 millegagi protsenti ja noh, serblasi on umbes 30% ja noh, ja siis Horvaatia on seal natuke mingi 15-16% kuskil ja noh, eks neid igasuguseid on läinud albaanlasi natuke ja mustlasi natuke, teisi ka samamoodi. Ja noh, et majandus, eks see on ka nagu erinev, et mida siin serblased ja kus need kaevandusalad on ja siin olid kunagi need vanad Jugoslaavia kõige suuremad sõjatehased just, tükka tööstusrajan samamoodi, miks pärast ka see väga suur põhine sõda siin selle Bosnia alade pärast käis, et kõigepealt need maavarad muidugi ja kõik need tehased, need tehastes muidugi pärast sõda ei olnud midagi enam järgi, et siin on seda alumiiniumit ja sütt ja rauda väga palju ja tsinki ja et see Bosnia nagu on niisugune kummaline liitriik, et koosneb seal mitmest jupist, et üks nendest ongi see serblaste vabariigi nimeline jupp, mis siin aeg-ajalt ikkagi üritab sealt lahku lüüa ja päris suur Serbiaga ühineda, aga seda need rahvusvahelised lepped jälle ei luba ja siis on seda segadust jälle kui palju, et aga praegu jah, nägite need Serbia lipuvärvid siin lehvivad, et oleme selle Srpska vabariigi territooriumil siin, et liitriik nagu ta on, et koosneb siis 2 autonoomset üksust, üks ongi seesama siis Bosnia Föderatsioon, mis koosneb siis nendest horvaatidest ja bosniakkidest, see föderatsioon ja teine siis see Serbia, Srpska vabariik, mis siis omaette selle autonoomse üksuse moodustab. Ja siis on eraldi veel Britško piirkond, mis on siis nii-öelda mõlema hallata, mida tegelikult siiamaani ÜRO haldab veel. Siuke pisikene jupikene siin ka piiri peal. Siuke väike skulptuur siin siukene, istubki seesama Mehmet Paša Sokolovitš, selle silla telja näete paremal siin Urbaniga. Näete, see kuulus sild on siin nüüd otsa ees, see Triina jõe sild. Tema nimeline siis see UNESCO maailmapärandis siis on. Ja see Sarajevo asub ilusasti jõeorus, et jõgi kuulab Midjatška lõgi sealt linnast läbi. Ja ta on ikka päris suur linn, siukene, mis seal praegu on üle 300 000 elanikku. Siukene mägedest ümbritsetud orus, niimoodi ümberringi on mäed, need Dinari alpid oma kuulsate nende suusakuurortitega. Ja eks see sai ka saatuslikuks muidugi see kurikuulus Sarajevo piiramine siin 1500 päeva jutti. Et ainukene siuke väike elulõng ja noh, samamoodi need ÜRO sõdurid kasutasid seda tunnelit. Vahepeal sealt bosniakkide see president Izetbegović, tema viidi siukse, noh ta oli siuke vana ja üsna väet juba siukses suures tugitooli spetsiaalselt, millega ta sealt läbi viidi niimoodi reltside peale, et igasugused sellised omapärased, noh siuke presidenditool, nagu seda nimetati. Eks see oli üks väga jõhker sõda tegelikult, mis see Bosnias toimus ja näed, see leppimine võtab aega, aga noh, eks nad on sellega tegelikult juba mingis mõttes kuidagi nagu jah, see on targinud väga kuidagi omaks võtnud selle, et niisugune
teistsugune asi oli ja noh, eks see noorem põlvkond on juba teistsugune natukene. Et nii nad tapsidki meie Ferdinandi, kus see kõik siis olla läks, kui see Gavrilo printsip selle Hertsogi seal maha lasi. Et siin see asi siis toimuski, näete, see auto on samasugune auto, millega nad sõitsidki, aga see ei ole originaalauto, originaalse auto on tegelikult Viini sõjamuuseumis. Mitte väga kaugel ongi Mostar juba, Hertsegoviina pealinn siis oma kuulsa sillaga, mis on saanudki selle sama nii-öelda leppimise sümboliks vähemalt seal Mostari linnas, mida siis, mis on ka siis jah, UNESCO maailmapärandisse lausa kantud. Noh, ta ei ole nii suur linn kui Sarajevo, see peaks 3 korda väiksem, et elab seal mingi 100 000 elanikku umbes, kes seal siis kokku elavad, et noh, 3 korda väiksem umbes. Need peamiselt siis jah, ühe pool jõge seal praegu peamiselt Horvaadid, no kunagi lasid Bosnjakid ka teisel pool jõge, aga nüüd see viimasel sõja ajal ajasid Horvaadid sealt oma poolt nad minema, et näete, siin on nüüd see ka üks tammides siin jõega, näete, mis seda neretat siin paisutab niimoodi jälle. Sinna tee peale jääb ka veel, sealt on näha seda nii-öelda seda kõverat silda, mis oli esimene sild, mis tegelikult ehitleti. Ja siuke pisikene, siuke nii-öelda peaproov enne seda suurt silda. Aga noh, see sild on tõesti üks Türgi kultuuri tippsaavutus siin Balkanil kindlasti, et siuke ühe kaarega sild ja on selline 829 meetrit vist oli ta pikk ja noh, jõe tasemest on siis kuskil 21 meetrit, mis ta sellest vee pinnast on. Ja siin praegult nägite ka need ilusad õitsvad puud siukeste suurte punaste õiekobaratega. See oli tegelikult ka täitsa vedamine, et seda näha, et see tegelikult õitseb ainult täitsa loetud päevad. See on see India mürripuu. No, see Velo Brune piirkond on üldse tegelikult kuulus, on see Velo Brune on ise allikas, aga kandidaadiks lausa sinna UNESCO pärandisse, aga siiamaani ei ole ikkagi saanud veel seda see Puuna allikat, see kogu see ansambel siis selles mõttes. Aga kandidaat on lausa UNESCO-le. Nii, ja näete, see nekropol siin juba paistab ka, et samad uhked hauakivid. Et näete, siin mõned on siin teisel pool teed ka, aga see põhiterritoorium, näete siin, mis nad nüüd paistavad siin vasakut kätt. Nendest pooled on jah päris ilusasti kaunistatud, igasugused mõrgamehed ja vibumehed ja mis selle peale on kujutatud, osad on lihtsamad sellised. Meil on ainult see ranniku äär siin. Ta on siukene hästi puhta veega. See Aadria meri, et kui te ujuma lähete, mis siin muidugi on, et noh, muidugi need rannad, mis siin on, et seal käib nii palju rahvast vees, et seal väga suurt ohtu pole, aga üldiselt Aadria meri on tuntud nende meresiilikute poolest. Aga noh, eks Balkan on suur ja lõi muidugi, et meie nägime need natuke põhjalikumad seda Serbiat ja Bosniat ja et eks tegelikult Balkan on suur, et siin on ju kunagi see Jugoslaaviagi koosnes tegelikult 6 vabariigi 2 autonoomiat, et on need igasugused Makedooniad ja Albaaniad ja Kosovad ja mis siin kõik veel olemas on ja Sloveenia muidugi ja et vaadata tegelikult siin väga palju. Aga igatahes teie tulite seda Balkani, seda siseosa vaatama, Serbia, Bosnia ja ega meie Aleksandriga ütleme teile muidugi suur aitäh, et te tulite ja ilmselt ega me loodame, et teile meeldis ka natukene, et väga peab. Et suur aitäh teile ja tulge muidugi jälle.